ütleb, ma ei ole nüüd karistusseadustikku viimasel ajal selle pilguga analüüsinud, sest ega karistusseadustik meil muutub ka üle päeva. Seal pidevalt midagi toimetatakse, ei jõua järgi pidada enam, milline on see tänane viimane seis. Aga laias laastus, milles on selle probleemi raskus? Probleemi raskus on ju see, et demokraatlik riik, õigusriik kaitseb ka väljendusvabadust. Ja kui me nüüd tahame öelda, et teatud väljendusviisid on karistatavad ja ma olengi nõus, et mingites piirides peab kaasa tooma karistus. Ei ole niimoodi, et see on mingisugune absoluutne vabadus öelda kõike, mida sülg suhu toob. Aga teiselt poolt nende piiride markeerimine ei ole üldse mitte lihtne. Et kus sa siis tõmbad selle piiri, mis on veel lubatud väljendusvabadus, mis ei ole, mis on juba keelatud, mis on karistatav. See piir on õrn ja selle paika joonistamine süüdio koosseisus nõuab tõesti väga peent sellist tööd, et mitte libiseda sellesse teise äärmusesse ja öelda, et me tunnistame karistatavaks ka mingi osa sellise väljendusvabadusest, mingi sellise osa väljendusvabadusest, mis kellelegi lihtsalt näiteks poliitilistel kaalutlustel ei meeldi. Ja see on väga selline raske probleem, mille ette karistusseadustik ja karistusõigus üldse, mitte meil ka mujal selle vihakõne kriminaliseerimisega on toodud. Ja kui vaadata, siis ega see rikkumismenetlus ju Eesti suhtes ei ole ainuke, neid riike on ju veel. Et selles mõttes võib öelda, et see probleem on mingis mõttes üleüldisem ja võib-olla eriti võimendunud praeguses maailmas, kus ühiskonnad ongi väga polariseerunud, ongi väga erinevad, me näeme seda ka Eestis, äärmuslikuni erinevad ka sellised poliitilised ühiskondlikud vaated asjadele ja selles kontekstis tervikuna ei ole see üldse mitte lihtne ülesanne. See on selle probleemi tuum.